Hello, hello, siin ma jälle olen, Piret Faieferi Costa Ricast, silmad puhtamaks. Nii, täna ma olen jälle siin koera hoidmas, siin kus on Phoebe, äkki ta tuleb ennast näitama ka ja ma ei võtnud oma 3 jalga kaasa, nii et ma siin natuke sättisin telefoni, panen siin purgi najale, loodetavasti on mind kuulda hästi. Nii, ja tänane teema on siis menstruatsioonist. Mul oli huvitav niimoodi, et ma ei teadnud eile, mis teemal ma teen. Ma ei teadnud täna hommikul, ma otsisin erinevaid teemasid. Miski ei helisenud, miski ei olnud nagu, et jah, sellest tahaks teha. Ja siis ma olen ise tegelikult, mul on endal praegu menstruatsioon. Ja ma ei ole seda videot veel teinud ja see tundus täielikult aligned. Kuigi see on nüüd jälle sõna-sõnale tõlge, nii et see video läheb minu privaatsesse raamatukokku, mida ma kutsun aardekastiks, Faieferi aardekirst või aardekast. Aardekirst vist, aardekirst. Aardekirst. Et see video läheb sinna hiljem, aga kõik jäävad ikkagi tasuta vaatamiseks. Nii, näen, et Krister on esimesena kohale jõudnud. Tšau, küsi oma number. Kõigepealt ma võtan siit meile kõigile esimese numbri. Tuli see, siis on see Johann Wolfgang von Goethelt, maagia on uskumine iseendasse. Kui sellega hakkama saad, on sulle kõik võimalik. Et tänane see teema läheb ka maagiasse, et tegelikult menstruatsioon ongi maagiline, mis on. Sellepärast ma olen nii ammu juba tahtnud seda videot teha, sest see on nii oluline. Ja ma vist kunagi tegin jälle laupäeva laivi, aga ma ei tea, mis sellega juhtus, nii et mul ei olnud seda enam alles. Nii et nüüd on meil uus video menstruatsioonist ja selle spirituaalsest perspektiivist. No nii, Kristel, ütle tere, küsi oma number ja ütle, kas mind on hästi kuulda. Sest kuna mul ei ole ei oma mikrofoni ega oma tripoodi kaasas, siis ma ei tea täpselt. Nii, Tiil ütles, et väga paljud inimesed on nagu palunud teda, et ta teeks ühe episoodi menstruatsioonist, nii et seekord ta siis seda teebki. Nii et meile, kes veel ei tea, menstruatsioon on aeg, mil naised veritsevad tupest oma igakuise viljakustsükli tulemusena. Aitäh, näen see numbrit. Ilmselgelt on menstruatsioonides palju enamat, kui esmapilgul paistab, eriti esoteerilisel tasandil. Aga alustame lihtsalt mehaanikast nende jaoks, kes seda tegelikult ei tea. Okei, aitäh, et andsid teada, et on kuulda. Naise keskmine tsükkel kestab 23 kuni 35 päeva. Ma üritan selle tableti niimoodi panna, et ma olen siin tüümieni põõsas. Nii head, nii hea lõhn on. Nii, 23 kuni 35 päeva. Kusjuures minul on alati niimoodi, et nagu nihkesse läheb kogu aeg, on natukene lühem või natuke pikem jälle. Oi, tšau, Pilleriin, väga tore. Nii, ma kohe varsti ütlen teie numbrid ka, et kes jõuab veel siin koguneb, siis öelge oma numbrid, siis ma varsti ütlen. Nii, siis naiste vahel on palju varieeruvust. Aga lihtsustatult öeldes algab menstruatsioon tavaliselt vanuses 11 kuni 14 ja kestab kuni menopausini, mis on umbes 50. eluaasta paiku. Keskmine menstruatsioon kestab 3 kuni 5 päeva ja verejooksu tugevus selle aja jooksul varieerub naiste vahel väga palju. Ja kusjuures elu jooksul see võib ka muutuda. Minul näiteks olid kunagi väga vererohked, siis vahepeal tõmbus tagasi ja nüüd mul on niimoodi, et esimesed päevad on vererohked ja siis on natuke. Nii, siis naise igakuine viljakustsükkel algab menstruatsiooniga. Vaata sellepärast, kui sa kui sa oled rase, näiteks lähed arsti juurde, siis arst alati küsib, millal sul viimane menstruatsioon algas, sest sellega algab tsükkel, viljakustsükkel. Menstruatsiooni ajal irdub emaka limaskest, mis sisaldab toitaineid ja verd, justkui see uueneks. Seejärel hakkavad munasarjades arenema ja tavaliselt üks munarakk muutub domineerivaks. Samal ajal ehitab keha uuesti üles emaka limaskesta, lisades sinna verd ja toitaineid. See valmistab keha ette viljastumiseks ja raseduseks. Ma näitan teile Fiibika. Fiibi.
Fiibi. Ei, tere numbsi. Siin ma olen tema juures, jah. Ainult 1-2 päeva. Täna lähen koju tagasi. Nii. Küps munarakk vabastatakse, seda nimetatakse ovulatsiooniks. See toimib tavaliselt umbes tsükli keskel. Kui munarakk on munasäärast vabanenud, liigub see mööda munajuhasid ja kas viljastatakse seemnerakuga või mitte. Kusjuures selle kohta siin nüüd. Ma nägin ühte videot, kus öeldi, et kogu aeg on arvatud, et see üks seemnerakk on jube tugev ja äge, kes nagu võidab ja nii-öelda tungib sisse munarakku. Et tegelikult valib munarakk, millise seemnerakku ta endasse laseb. Nii et naine tegelikult valib, keda ta nagu laseb endasse viljastuma. Vot kui huvitav. Nii, kui see viljastatakse, kinnitub see naise emaka limaskestale ja areneb beebiks. Kui mitte, sureb munarakk paari päeva jooksul ja kuna ei teki hormoonitasemeid, mis kaasnevad kinnitumisega, siis hormoonide tase langeb. See hormoonide langus põhjustab emaka limaskesta lagunemise ja naine hakkab seda limaskesta uuesti eritama. See ongi järgmine menstruatsioon ja seda peetakse uue tsükli alguseks. Nii. Nüüd ma ütlen numbrid ja siis lähme edasi. Kristel küsis 15. Aitäh. 15. Mille eest oled tänulik? Just praegu. Tunne korraks hetkeks, mille eest sa oled tänulik? Aitäh. Tänulikkus on üks võimas vahend manifesteerimiseks. Nii, ja 26 Pilleriinile, kas küsib veel keegi enne, kui me edasi lähme? Või lähme edasi 26. Claude Bracton, elada intuitiivselt tähendab elada 4-dimensiooniliselt. See mulle õudselt meeldib. Et see ongi see on tõesti, ongi nagu täitsa nagu 4. meel öeldakse, 7. meel või. Aga jah, et nagu ei pea, mina näiteks vahel ikka jah, juhtub nii, oi, pagam, nagu läks meelest ära, aga vahel on nii, et läheb meelest ära, aga kuidagi muud moodi see tuletatakse mulle meelde. Et see ongi see minu jaoks see intuitiivselt elamine ka seotud sellega. Nii, lähme edasi. Ja enne kui läheme kogu selle ägeda esoteerilise info juurde menstruatsioonide kohta, pean tegema ühe väikese kõrvalpõike, nii et ole korraks minuga kannatlik. Patriarhaalsete religioonide türannia viimase 1000 või enama jooksul on viinud selleni, et naisi on kujutatud kui algseid patustajaid. Ja seetõttu on kõik, mis on seotud naiselikkusega, seotud selle algse patuga. Ja selle religioosse mõju tõttu nähakse naise menstruatsiooni ühiskonnas kui midagi räpast, ebapuhast ja patust. Nii et kui me ei vabane sellest ideest ja ei muuda oma arusaama tagasi millekski selliseks, nagu see oli enne patriarhaalsete religioonide võimule tulekut, siis me ei suuda kunagi päriselt omaks võtta menstruatsiooni selle tegelikus olemuses. Just see hoiak, et selles on midagi valesti või et see on patune või häbiväärne, takistab meil menstruatsiooni päriselt mõista ja kasutada seda nii, nagu me võiksime. Ja enne kui ma lähen edasi, teen veel ühe väikese kõrvalepõike. Naisena Thiel ütleb täiesti ausalt, pole midagi eemale tõukavamat kui mees, kes tunneb menstruatsiooni suhtes vastikust ja kellel on selle suhtes hoiak, nagu see oleks midagi räpast või häbiväärset. Kinnitan. Kui mehel on selline hoiak, siis see tekitab tunde, et ta ei ole piisavalt mees, et hoida sinu tervikut. Teisest küljest, kui mees ei tunne selle suhtes vastikust, kui ta ei pelga seda ja näeb seda kui osa naise ilust, siis see tekitab tunde, et ta suudab hoida sinu tervikut. Naisena mõtled siis, see on tõeline mees. Näiteks Scott alati õnnitleb mind, kui ma ütlen talle, et mul hakkasid päevad. Inglise keeles öeldakse I'm on my moon. Et ma olen nagu oma on my moon, oma kuu peal. Aga ja kusjuures tegelikult see on kuutsükkel, me oleme väga mõjutatud kuutsüklist. Ja kui sina ise oled oma menstruatsiooni või verejooksu suhtes tõrju või kui sa tunned selles suhtes häbi,
või nagu oleks sellega midagi valesti või nagu peaksid sa seda varjama, siis on see samuti suur probleem. See tähendab, et sa ise ei hoia iseenda tervikut. Vot nii. Mida ma soovitaksin nii meestele kui naistele pärast selle episoodi vaatamist on see, et minge vaadake 2 minu YouTube'i videot. Ühe ma olen juba eestikeelseks teinud, Jumalik naiselikkus. Minul on see, kuidas äratada oma jumalik naiselikkus ja tal on ka olemas Divine Masculine ehk siis jumaliku mehelikkuse kohta, mida ma veel ei ole tõlkinud. Kui on soov, siis ma võin ka selle ära tõlkida. Andke mulle teada. Ja tšau, Anne, näen, number 33, varsti küsin. Varsti ütlen selle numbri ka. On kriitiliselt oluline, et me õpiksime omaks võtma selle energia olemust, mida me siin elus kanname. Meie energia olemus on kas mehelik või naiselik. Kui me tahame olla oma autentsed olemused ja astuda oma kõrgemasse potentsiaali, siis on meil vaja see omaks võtta. Nüüd mõned teist võivad teada 4 naise elutsükli faasi. Neitsi, ema, maag ja eit. Igaüks neist faasidest vastab 4 aastaajale. Neitsi on kevad, ema suvi, maag on sügis ja eit on talv. Vähem tuntud fakt on see, et menstruatsioon või laiemalt naise igakuine viljakustsükkel on tegelikult väike tsükkel selle suurema elutsükli sees. On soov, Kristel, aitäh sulle! Näiteks igakuises tsüklis läbib naine kevadefaasi, suvefaasi, sügisefaasi ja talvefaasi. Seega on kasulik vaadata naise igakuist tsüklit kui väikest aastaaegade tsüklit suurema elutsükli sees. Kui naine oleks ühenduses oma loomuliku energiaga, siis tunneks ta igas faasis loomulikku soovi käituda erinevalt, täpselt nagu aastaajad. Ausalt öeldes ma tunnen, et sinu keha ütleb sulle, millises aastaajas sa oled. Naised üle maailma vaidlevad selle üle, milline tsükli osa vastab millisele aastaajale. Mõned ütlevad, et veritsemine on sügis, teised ütlevad, et see on kevad, kolmandad ütlevad, et see on talv. Thiel isiklikult tunneb, et me võiksime selle lihtsalt kõrvale jätta ja häälestuda oma individuaalsele kehale, et tajuda, millal need muutused toimuvad, sest see võib olla erinev. Nagu Thieli enda puhul siis kevad algab päeval, kui ma lõpetan veritsemise ja kestab kuni ovulatsioonini. Kui ma olen selles faasis ja olen oma kehaga ühenduses, siis hakkavad mul tekkima uued ideed. Ma ei pruugi olla valmis neid kohe ellu viima, aga need hakkavad minus hauduma. Ma tunnen värskuse tunnet. Kui sa vaataksid oma Thieli käitumist, siis ta hakkaks koristama, organiseerima. Need on asjad, mida ta tahab loomulikult teha oma kevade faasis. Ma loodan, et tuul ei tule sisse. Nii, minu keha puhul tundub, et suvi algab ovulatsiooni ajal. Siis, kui ta jälgib oma enesetunnet ja energiat selles faasis, siis ta on väga seksuaalne ja väga õige tundega. Mul on energia, et ellu viia ideid, mis tekkisid kevades. Ma olen avatum, sotsiaalsem. Pärast ovulatsiooni tuleb periood, mis minu jaoks kestab üsna kaua. See on sügis. Kui ma jälgin oma enesetunnet, siis tundub, et kõik hakkab vilja kandma. Asjad rahunevad. Kui ma jälgin oma enesetunnet, siis tundub, et kõik hakkab. Ma juba seda mõtlesin. Ma tahan lõpetada pooleli olevaid asju. Kõik muutub vaiksemaks. Ja ma ei tunne vajadust panna oma projektidesse väga palju energiat. Kui Thiel hakkab veritsema, siis tema jaoks tundub see nagu talv. Ta tõmbub tugevalt endasse, ta tahab väga suhelda, ta liigub rohkem tundmise kui mõtlemise ruumi, tundub, et mu keha tahab, et ma oleksin täielikult kohal. See on introspektsiooni aeg. See ei ole uue loomise aeg, see on sügav puhastumine, valmistumine uueks tsükliks. Thieli jaoks tundub, et tsükkel algab päris pärast veritsemise lõppu, kuigi teadus ütleb, et see algab menstruatsiooniga. Tema jaoks tundub see pigem lõpetamisena. Seega, ma soovitan, et selle asemel, et lasta kellelgi teisel öelda, milline faas vastab millisele energiale, lase oma kehal seda sulle näidata. Sa pead olema piisavalt häälestunud oma tunnetusele, et liikuda koos sellega, mis sinus igal päeval toimub.
Ja just seda naised tegelikult peaksidki tegema. Nii et ausalt öeldes, ma ei tea, kas sa oled märganud, aga tänapäeva naised on natuke hullud. Ja selle põhjus on see, et meie kaasaegne ühiskond ei ole loodud ühegi tsüklilisuse jaoks. Loomupäraselt on naine see, keda juhivad täielikult maa tsüklid ja tema enda tsüklid. Me oleme sõna otseses mõttes nende meelevallas ja me peaksimegi olema. Just meie oleme need, selle ma tegin rasvaseks, just meie naised oleme need, kes hoiavad ühiskonda kooskõlas ülejäänud universumiga, planeetide liikumistega, maa rütmidega ja kõige muuga. Seega on äärmiselt oluline, et me oleksime sellega ühenduses. Aga see, mida ühiskond naiselt ootab, on see, et me oleksime pidevas sooritamise režiimis. Ehk siis stabiilsuses. See tähendab, et väärtustatud on see, et sa suudad iga päev ärgata ja toimida täpselt samamoodi. Teha iga päev samu asju. On ju nii? Kui sa suudad seda teha, siis sind peetakse tugevaks ja väärtuslikuks inimeseks. On ju nii? Aga selleks, et seda naisena teha, peame me katkestama oma teadlikkuse oma kehast ja oma loomulikust energiavoolust ning selle kõikumisest. Ja selle tulemusena kaotame me kontakti iseendaga. Meie kehad lähevad täiesti tasakaalust välja. Ja suur osa sellest, miks naistel on menstruatsiooni ajal nii rasked sümptomid, on see, et nad on täielikult välja lülitanud oma sisemised sõnumid, sisemised kutsed, energeetilised muutused oma kehas. Me ignoreerime neid ja sõidame neist lausa üle, selle asemel, et neid järgida. Ja siis keha hakkab vastu töötama ja me näeme negatiivseid sümptomeid. Vastu töötama nüüd märkida selle, sest keha kunagi tegelikult ei tööta vastu, aga meile tundub nii, eks ole. Hoiak, mida me peaksime võtma oma menstruatsiooni sümptomite suhtes, on see, kui see väljendab mingit sisemist vajadust, mida ma ei ole kuulanud ja püüab mind panna midagi tegema, siis mida see mulle tegelikult öelda tahab? Millist vajadust see tahab, et ma tegelikult täidaksin? Näiteks mul on krambid. Need krambid sunnivad mind maailmast eralduma, peatuma, olema iseendaga ja hoolitsema iseenda eest, eks ole. Tõsiselt tundma, kuulama ja tegelema sellega, mis minus toimub. Aga mida naised teevad? Söö 2 ibuprofeeni ära ja mine tööle. Ma mäletan täpselt, minul isiklikult oli see. Minu ülemus ütles mulle, sööb ibuprofeeni ja tule tööle. Ma ütlesin, mine kas ma päris nii ütlesin, aga ütlesin ei. Võib-olla see ongi see, mida ma vajan tegelikult, aga ma olen olnud nii keskendunud saavutamisele või teistele meeldimisele, et olen seda vajadust ignoreerinud. Mul on siin üks sõbranna turu peal, Nelli, tema on täitsa noor naine, temal on kogu aeg väga valulised päevad ja ma ütlesin talle, et võib-olla see on sellepärast, et sul on vaja nagu mitte töötada ja olla iseendaga koos. Ei ole aega, mul on vaja raha. On ju? Noh, täpselt nii ongi, et meie ühiskond ei soosi seda. Pole vahet, kas me oleme mehed või naised, me peame mõistma, et keha saadab meile pidevalt sõnumeid. Aga naistena, jumal, me oleme loodud olema nende sõnumite meelevallas. Kas see nüüd tuli läbi? Ma nägin, et nagu korraks katkes. Et nagu naistena me oleme loodud olema nende sõnumite meelevallas. Me oleme loodud kuulama neid sõnumeid, mis meie keha meile saadab. Ja me oleme tugevalt mõjutatud sellest, kui me ei häälestu oma keha loomulikele rütmidele ja nendele peenematele energeetilistele muutustele, mis meis toimuvad. Nii, ma ütlen vahepeal ühe numbri. Anne küsis number 33, kui on veel siin tulnud vaatama ja vaatajaid. Küsige oma numbrid. 33 on Erich Frommilt. Loovus nõuab julgust veendumustest lahti lasta. Loovus nõuab julgust veendumustest lahti lasta. Niisiis, kõike seda arvesse võttes on mul üks sõna menstruatsiooni kohta ja see on maagia.
Menstruatsioon on väga esoteeriline. Tegelikult enne, kui me kaotasime ühenduse looduse tsüklitega, luues elu, mis ei keerelnud enam nende ümber, näiteks elekter, mille tõttu meie elu ei sõltu enam päikesetsüklist, olid naiste tsüklid kooskõlas kuutsükliga. Terved naised ovuleerisid täiskuu ajal ja veritsesid noorkuu ajal, kui kuu oli pime. Naised sünkroniseerusid ka omavahel, nad veritsesid samal ajal. Näiteks pane tähele, kui sa näiteks mõne naisega suhtled rohkem, siis teie menstruatsioon hakkab sünkroniseeruma. Iidsetes kultuurides oli see aeg püha. Naised tõmbusid kokku, olid koos, toitsid ennast ja üksteist ning austasid menstruatsiooniprotsessi. Ausalt öeldes meie kaasaegne ühiskond on naisi hävitanud ja mehi ka, aga see osa on naiste kohta. Ühiskond on arenenud selleks, et naistel pole õrna aimugi oma igakuistest tsüklitest ega sellest, mida nende tsükkel neile räägib. Võib-olla kõige hullem näide sellest on rasestumisvastased vahendid. Ma olen täielikult selle poolt, et naine saab otsustada, kas ta tahab lapsi või mitte. Sest ausalt see oli kohutav, kui varem oli lihtsalt, ju siis tuleb laps. Oled sa selleks valmis või mitte? Suudad sa sellega toime tulla või mitte? See osa on suurepärane. Aga ma pean aus olema, rasestumisvastased vahendid on hävitanud naiste loomulikud tsüklid. Füüsilise keha tasandil, jah, neil on ka kahjulikke mõjusid. Neil on ka kahjulikke mõjusid, aga see on ainult jäämäe tipp. Täna on meil võimekus. Mis asja? Täna saame me naise tsüklikas kuudeks alla suruda või täielikult peatada. Ja see tähendab, et naise keha ei toimi enam tsüklina. See tähendab, et naine on täiesti häälestusest väljas aastaaegadega, planeediga, oma keha energiaga. Täielikult lahti ühendatud. Me ei suuda isegi kirjeldada, kui palju kahju need tabletid teevad meile emotsionaalselt, vaimselt ja füüsiliselt. Ja mitte ainult. See mõjutab kõiki inimesi, mitte ainult naisi, sest kui naised võtavad neid tablette ja siis nad urineerivad, läheb see uriin veesüsteemi ja kes seda vett joob, naised ja mehed. Nii et meil on suur probleem. Kui naised ja tegelikult ka mehed joovad vett, mis sisaldab naissuguhormoone, mis on loodud keha petma, et see on rase, siis see võib tekitada viljakusprobleemi ja see ongi suur osa viljakusprobleemidest. Me peame mõistma, et naise tsükkel ei mõjuta ainult tema emakat, vaid see mõjutab kogu tema keha, tema meelt ja tema emotsioone ja kõiki tema ümber. Kui kuu on täis, nüüd me räägime kuutsüklitest, kui kuu on täiskuu, siis on see avardumise ja loomise aeg. Huvitav, mina arvasin, et noorkuu on loomise aeg. Sellepärast olid paljud iidsed täiskuuga seotud rituaalid ja just selle teemalised. Kuidas tuua asju valgusesse, kuidas luua. Sa võid mõelda täiskuust kui väljapoole kasvamist. See on huvitav jälle. Mina mõtlen ikkagi nagu noorest kuust me hakkame ju nagu välja kasvama, eks ole. Täiskuu on juba see, et on juba ju täis nagu, siis peaks olema nagu, mina olen nagu võtnud seda kui tähistamise energiat, et on nagu käes. Ja noorkuu ajal on täpselt vastupidi, see on kokku tõmbumise aeg, sissepoole vaatamise aeg. Võid mõelda sellest nagu sisse hingamisest ja siis täiskuu ajal välja hingamisest. Seetõttu on väga oluline, et isegi kui naised ei järginud oma tsükli peenemaid aastaaegu, siis nad vähemalt järgisid energia liikumist täiskuu ja noorkuu vahel. Täiskuu ovulatsioon, noorkuu menstruatsioon. Menstruatsiooni ajal peaks naine täielikult olema sisse hingamises.
Me peaksime olema introspektiivsed, me peaksime olema vaikuses ja peegeldama. Me peaksime ühenduma oma sisemise tarkusega ja seejärel tooma selle maailma. Energeetilisel tasandil ja isegi füüsilisel tasandil menstruatsiooniveri on loodud toitma ja andma elu. See ei ole ainult püha ja seetõttu võimas rituaalides, see on ka eluliselt oluline. Sellel on tervendav võime. Ise iidsed kultuurid mõistsid seda, nii vere metafüüsilist kui ka füüsilisi omadusi. Nad tegid igasuguseid rituaale, nad isegi tarbisid seda. Nad kasutasid seda haavade raviks. Nad kasutasid seda, et taastada seda, mis oli hääbumas. Huvitav on see, et ka teadus ei ole sellest väga kaugel. Tegelikult tulevikus saavad olema täiesti tavapärased meditsiinilised arengud, mis kasutavad meditatsiooniverd. Mina tahaks seda näha. Just selle tõttu, mis selles veres on. Paljud selle komponendid on erakordselt tervendavad. Näiteks see on täis tüvirakke. Need on need, mis tervendavad. Emakas uueneb iga kuu ja selle vere energeetilised omadused on samuti seotud uuenemise, taassünni, loomise ja eluga. Minu jaoks on kurb, et me oleme nii sügavale langenud sellesse indoktrinatsiooni, mis pärineb tuhandete aastate tagant. Väga aegunud informatsioon, mida kasutati peamiselt naiste alla surumiseks. On kurb, et me näeme oma keha kui midagi räpast, ebapuhast või häbiväärset. Sest see ei ole see, kuidas me peaksime menstruatsiooni vaatama. Kaasaegne ühiskond ei toeta menstruatsioonitsükli hoidmist. Sa tead, kuidas see on. Sa pead minema tööle ja kui sul näiteks veri tuleb pükstest läbi, pead kiiresti vetsu jooksma ja ennast puhastama. Sa pead oma tampoone ja sidemeid peitma. Ja see hoiak, et sa ei saa lihtsalt oma elu peatada, kuigi tegelikult see oleks loomulik. Sa ei saa naisena lihtsalt peatuda, kui sa veritsed. Aga need meist, kes on nagu pioneerid, kes tahavad tagasi tuua naise keha loomuliku maagia, peavad olema need, kes nihutavad piire, kes toovad tagasi selle maagia ja müstika oma ellu ja hakkavad uuesti järgima neid loomulikke tsükleid ja impulsse, mida meile meie keha ütleb, et me vajame. Okei, ma lähen pärast edasi. Ma tahan praegu siia öelda vahele, kas Kata või? Et keegi, kellega tema suhtleb, kas psühholoog või keegi naine, kes on nagu tema, kelle poolt ta abi saab. Ta ütleb, et tema sätib tegelikult, kuna ta menstruatsioon on suhteliselt regulaarne, siis sa saad tegelikult ette teada. Sel ajal mul on vaja oma menstruatsiooniga olla iseendaga kohal, eks ole. Kui see on sinu jaoks see aeg, eks ole, mis on sinu talv, siis sa saad tegelikult kalendris selle juba ette ära sättida. Sa saad öelda, sel päeval ma ei tööta, nendel päevadel ma ei tööta. Et tegelikult see on võimalik. Meil on vaja seda hakata lihtsalt tegema ja austama ja tooma siia sellesse reaalsusesse ja ütlema ei sellele, et ei, ma ei võta ibuprofeeni ja ei tule tööle, sest sa eeldad seda minult, sest mina olen olulisem. Lähme edasi. Näiteks see on püha vedelik veri. Ja ma ei tee nalja, kui sa näeksid selle vibratsiooni, siis see lööks su pahviks. See ei ole midagi, mis peaks minema prügikasti või tualetti. See on kurb. See on sama, mis visata minema rinnapiima. See on nagu puhas kuld. Menstruatsiooniveri peaks minema tagasi maa sisse. See aitab naistel olla rohkem ühenduses maaga ja seeläbi oma naiselikkusega. Paljudes iidsetes kultuurides sümboliseerib maa jumalikku naiselikkust. Kui me anname oma vere maale, on see meie ühendus maaga. Ja me saame sellega ka maad tervendada ja toetada uut elu. Tänapäeval on olemas ka tooteid, mis võimaldavad menstruatsiooniverd koguda, mitte ära visata. On need kapp, nagu see, mis kogub verd. Minule see väga ei meeldinud, aga mina lihtsalt võtan selle, panen riide ja siis see veri, siis ma lihtsalt loputan selle sealt välja ja annan maale.
sellega saab teha, mida iganes soovid selle verega. Kasutada aias, valada taimedele, mis ei kasva hästi. Taastada kohti, mis on energiast tühjaks jäänud või saastunud. Näiteks kui keegi on näiteks siin Costa Ricas ju sprei nagu pritsitakse mürgiga, eks ole. Menstruatsioonverega võime selle maalapi uuesti ellu turgutada. Kasutada rituaalides millegi vabastamiseks või pakkuda see maale koos palve või sooviga. On oluline, et me muudaksime oma suhtumist menstruatsiooniverre. See mõjutab otseselt selle kvaliteeti ja elujõudu. Me peame vabastama selle häbist. Üks asi, mida ma soovitan, et saada uuesti ühendusse oma tsükli ja oma faasi maagiaga, on teha loominguline projekt menstruaalverega. Näiteks mõned naised teevad niinimetatud joonimaalinguid. Jooni on siis, kas ta on siis sanskriti keeles või kus ta on tulnud, siis naise suguorgan. Sa kogud oma verd ja siis kutsud oma emaka energia oma kehasse ja lased oma naiselikul energial liikuda läbi su käe ja sellega maalida lõuendile. Ehk siis sa kasutad oma verd ja kasutad ja maalid lõuendile. Ma näiteks siiamaani ma ei ole seda ära teinud. Ma tahan osta linase riide, valge riide, linase riide tüki ja selle ära raamida ja siis teha sellega selle joonimaaling. See, mis tekib, on sinu naiseliku energia väljendus ja see on hämmastav. Tiil näitab enda oma seal videos. Ma võin selle siia siis, ma panen selle siia kommentaari kuidagi. Võib-olla ma ei tea, kuidas. Vaatame. Kui me veritseme, saame teadlikult otsustada lasta lahti sellest, mis meid enam ei teeni. See on ideaalne aeg vabastamiseks. Sa võid teha ka rituaale. Me saame puhastuda emotsionaalselt, füüsiliselt ja mentaalselt. Kui sa praktiseerid kaastunde praktikaid, siis menstruatsiooni ajal on see eriti võimas aeg. Sa saad vabastada mitte ainult enda jaoks, vaid ka teiste inimeste ja isegi kogu maailma jaoks. Metafüüsilisel tasandil sisaldab menstruaalveri kogu sinu geneetilist infot, ka sinu esivanemate infot. Seetõttu saab seda kasutada enda tõe juurde jõudmiseks, varjatud info avamiseks enda kohta, esivanemate mustrite tervendamiseks. Iidsetes kultuurides pandi menstruatsiooniverd isegi 3. silmale, et aktiveerida ligipääs esivanemate tarkusele. Mina tegin seda täna. Ma teen seda iga kord. Kuna menstruatsioon on sügava sissepoole pöördumise aeg, sa saad seda kasutada, et võimendada oma meditatsiooni või varjutööd. See on nagu loomulik retriit on see sõna eesti keeles ka. Ja siis saad selle tarkuse järgmises tsüklis maailma tuua. Kui võimalik, menstruatsiooni ajal vähenda elektroonikat, kasuta õhtuti küünlavalgust ja mine kuuvalguse kätte. See aitab hormoone tasakaalustada ja viib sind tagasi loomulikku rütmi. Nüüd, menstruatsioon on seotud kuuga ja see, kuna kuu on päikesevalguse peegeldaja, siis ka meie menstruatsioon on meie peegeldaja. Sümptomid, mida sa oma menstruatsiooni ajal koged, vere kvaliteet, hüübete hulk, kõik sellised asjad, need on otsene peegeldus mõjutustest, mis olid sinu elus enne selle tsükli faasi. See, mida sa läbisid hormonaalselt, emotsionaalselt, milliseid mõtteid sa mõtlesid, millist toitu sa sõid. Seega saad sa kasutada oma menstruatsiooni viisina mõistmaks,
mis sinu elus tegelikult toimub ja isegi seda, milliseid asju sa pead vähendama või oma elust eemaldama, et olla suuremas heaolu seisundis. Ma ei tea täpselt, kuidas, aga make ib sense'i, eks ole. Kui tunned kutset, siis leia aeg ja kogu naised kokku menstruatsiooni ajal. Näiteks kõik, kellel on ühine menstruatsiooni aeg, kogunege kokku, jagage oma vahel. Leidke sügav ühendus, hoidke ruumi vaikusele. Tuule. Ja veel üks lihtne viis oma tsüklit austada on kanda kindlat eset oma menstruatsioonitsükli ajal. Iga kuu algusest lõpuni. See võib olla näiteks midagi punast, võib olla punane sall, punane kleit, mis iganes, eks ole. Et sa nagu austad oma menstruatsioonitsüklit sellega. Ja nüüd kivid, ta räägib ka erinevatest kristallidest, kividest, mis toetavad meie menstruatsiooni ajal. Granaat, verekivi, rubiin, punane jaspis, punane ahaat, roosa kvarts, punane korall, malahiit, kuukivi, karneool, ametüst, türkiis. Ja sina lase oma kehal valida, mis sind kutsub. Sa võid seda teha ka siis, kui sa lähed kristallipoodi. Siis sa võid teha taotluse. Nüüd ma valin oma kivi, mis toetab minu kuupuhastust, minu menstruatsiooni. Ja siis näiteks lased kätel üle nende kivide ja vaatad, kus näiteks tekib reaktsioon. Kas soojus tavaliselt. Ja sa võid ka näiteks niimoodi teha, et sa võid näiteks valida mingi grupi kive välja ja panna need natuke üksteisest eemale, et nad nagu ei tekita segadust. Ja siis nagu leiad selle kivi, mis sobib. Sa võid seda muidugi, sa võid ükskõik millal seda teha, ükskõik mille jaoks. On ju, et näiteks, mis toetab mind kogu minu elu, mis toetab mind näiteks selles, mis toetab mind tolles. Ja täna me räägime menstruaalsusest, oma naiselikust väest. Nüüd, mida rohkem sa elad kooskõlas oma tsükliga, seda kergemaks muutuvad su menstruatsioonid, mida on hea teada. Näiteks minul on väga harva, ma enam ei ole üldse valulikkust tundnud. Aga ma ikkagi ma ei tee näiteks turuvabasid päevasid. Ma olen ikkagi, kui mul on turg, siis ma olen läinud turule. Aga see ongi see, et ma kunagi tegelikult ei tea ka täpselt, kas ta nüüd, mul algavad nad 3-4 päeva varem tavaliselt, kui ma arvan. Et võib-olla ma peaksin siis lihtsalt alati 3-4 päeva varem ennast vabaks võtma. Aga see on hea mõte, ma arvan. Nii, lase oma kehal valida, mis sind kutsub. Jah, seda me pötsin. Naine veritseb elu jooksul keskmiselt umbes 10 aastat, see on umbes 3500 päeva. Kui me vihkame seda aega, siis kujuta ette, kui palju kannatust see loob. Seega minu soovitus, tee sellest tähistamine ja ilusat nädalat. No nii, lõppude lõpuks, see nüüd sai tehtud. Menstruatsiooni video, see on üks mu lemmikutest videotest temalt ja et tõesti, et nagu sellesse teemasse isegi sügavamalt minna, nagu ta ütleb, et sa võid seda teha, aga kuidas, seda ta nagu ei jaga siin, et siis ma võin ka praegu küsida, et kas on soov näiteks kellelgi näiteks minna sügavuti mõne rituaali kohta, või teab äkki keegi mõnda rituaali ja mõnda sellist tarkust veel, mida ma siin praegu veel välja ei toonud või mis oleks näiteks sügavuti. Või jah, kes soovib teada, et siis võib siia kommenteerida. Ja nüüd meil on vahepeal Moonika tulnud ja küsib number 38. Nii, aitäh. 38 on sellest vägivallatu suhtlemise raamatust Depressioon. On auhind, mille saame hea olemise eest, kui me tahame olla head inimesed.
minul on see väga tugev. et mina kogu aeg pean nagu, ma kogu aeg saan sellest järjest rohkem teadlikuks. nii. Ja nüüd hakkame tegema energiajoondust. Mina võtan siin ühe lonksu, kui sul on ka oma vesi kaasas, siis võta üks lonks. Ma näitan sulle seda tüümeni, mille põõsas ma siin olen, mida ma siin lõhnab. Et siin on see basseiniga koht. Ja nüüd hakkame kohe energiajoondust tegema, nii et leia omale mugav asend. Kuskil, kus on sul mõnus rahulik omaette olemine. Kus keegi sind ei sega. Kus sa saad olla iseenda jaoks. Võta mõned hetked. Ja hakkame hingama sügavamalt sisse ja välja. Ja iga kord välja hingates lõdvestume järjest sügavamalt. Lubame endal vajuda selle heaolu sisse, mis on meie loomulik seisund. Ja võid kujutada ka, kuidas sinu jalataldadest kasvavad energeetilised juured maa südamesse ja kuidas ema maa võtab meie juured armastusega vastu. Me lihtsalt laseme endal vajuda selle meie ema maa armastavasse südamesse, sellesse armastuse embusesse. Aitäh, kallis emamaa, et sa oled siin meie jaoks alati olemas. Meie ema. Anna meile andeks, et me ei ole alati sind austanud piisavalt. Aga nüüd me valime seda. Ma valin nüüd anda sulle rohkem ja rohkem armastust ja austust ja olla avatud sinu kingituste jaoks, mida sa nii suure rõõmuga pakud, oled alati lahkelt pakkumas. Ma avan ennast sinu kingitustele, ma avan ennast sulle kui oma õpetajale, oma naiselikkuse energia esindajale. Ma võtan vastu sinu tarkuse. Ma võtan vastu sinu energia. Ma luban sellel energial endaga üheks saada. Ma saan üheks sinu kõrgema tarkusega. Aitäh. Ja võtan vastu ka oma esivanemate tarkuse. Kõik nende kogemused, mis on õpetanud meid. Ja ma tean, et ma saan nendest osa, kui ma seda valin.
kõikidele minu esivanematele, kes te olete andnud mulle oma tarkused edasi ja kes te alati tahate anda mulle oma tarkuse edasi. Ma olen sellele nüüd avatud. Aitäh, 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 aitäh. Ma luban endal olla ühenduses oma naiselikkusega. Ma luban endal olla sünkroonis oma tsüklitega. Ma luban endal olla sünkroonis naistega enda ümber. Ma olen avatud sellele energiale, mis tekib sellest sünkroonsusest teiste naistega, emamaaga, esivanematega, kuuga, ja kogu universumi jõududega. Ma luban endal liikuda järjest rohkem joondusesse enda tsüklitega, enda loomulike tsüklitega. Ma luban endal saada teadlikuks enda tsüklitest. Ma luban endal olla järjest rohkem kontaktis oma kehaga, ühenduses oma kehaga ja kõikide nende vajadustega, mida ma olen siiani ignoreerinud, kuna ma ei ole olnud teadlik sellest, kuna mind on nii programmeeritud. Aga nüüd ma valin leida taas selle ühenduse, sest see on minu loomulik vägi. See on minu kaasasündinud vägi. Aitäh, 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 aitäh. Ma luban endal leida joonduse oma väega. Nüüd ja alati. Ma luban endal
olla joonduses iseenda väega. Nüüd ja alati. Ma võtan täielikult vastu kõik kingitused, mida olen siiani ignoreerinud teadmatusest. Ma olen sellele nüüd täielikult avatud, mis soovib minuni jõuda. Saan teadlikuks sellest, millest mul on vaja teadlikuks saada. Et leida joondus sellega, mida soovin. Mis iganes see siis on, mida ma ei ole veel suutnud leida. Ma valin teadlikkuse. Ma valin lubamise. Ma luban endal saada teadlikuks sellest, millest mul on vaja teadlikuks saada. Ma annan endale loa. Ma ei hoia enam ennast tagasi. Ja kui ma olen hoidnud ennast tagasi, siis ma saan teadlikuks sellest, miks ma olen ennast tagasi hoidnud. Mis on see tegelik põhjus seal all? Mis nüüd veel on võimalik? Aitäh, et ma valin enda maagia. Aitäh, et ma luban endal valida ennast. Selle vägeva loojana, kes ma olen. Aitäh, et ma luban endal vastu võtta kõik need kingitused, mis tahavad minuni jõuda. Ja mis nüüd veel on võimalik? Mis enne ei ole olnud võimalik?